Oleme siin täna Erki Oidermaa põldude peal ilusal juulikuu päeval ja kaerapõld näeb tõsiselt hea ja ilus välja. Erki, sa oled üks Eesti tuntumaid ja suurimaid seemnekasvatajaid. Räägi siis oma saladus välja, kuidas siis ikkagi suviviljedelt 7-8 tonni saaki võtta? Eks see kõik hakkab pihta sealt juba seemnevalikust. Tuleb leida õige sort ja väetamisplaan teha, taimekaitseplaan teha ja ka külvise tihedus on päris oluline. Mina olen läinud seda teed, et ei poolda väga väikseid norme. Kuna peavõrse saak on tavaliselt suurem kui kõrvalvõrsete oma, siis ma pooldan nagu tihedamaid külve. See kaergi on külvatud siin 500 idanevat teraruudule, suvinisudel isegi 600-650 teraruudule. Siis on nagu tagala kindlustatud. Kui nüüd väetamisest rääkida, siis selleks, et suviviljedelt selline kena saak saada, mis on sinu valikutes baasväetastes ehk siis NPK-de poole peal? Ma olen juba pikemat aega olnud ikkagi Jaramiila väetiste klient. Seda ma arvan, võib öelda, et juba paarkümmend aastat kasutan kompleksväetisi. Nüüd olen viimastel aastatel leidnud nagu omale sobiva valemi, et selleks on, nagu seegi põld on külvatud, on Jaramiila 17, 11, 12. Hästi tähtis on, et ka see väetis sisaldab mikroväetisi ja paljudel väetistel mikroväetised lihtsalt puuduvad. Ja ma olen kasutanud sellises koguses, et ta saaks juba seal 70 kilo tegevainest lämmastikku korraga kätte. Kui nüüd pealt väetamisest rääkida, siis milline on sinu seisukoht, kas kasutada puhast AN-i lämmastikku või on vajalik kasutada pigem NS ehk lämmastik koos väävliga? Olen läinud seda teed, et lisaväetised annan ikkagi lämmastik koos väävliga, et seegi põld on saanud akseni veel lisaks, et õige vahekord olen minu meelest 7:1. Mitu kilogrammi sa hektari peale lisandväetusega annad? Kui on rihitud nagu kaer selline 110 kilo tegevainest lämmastikku, odrad selline 120-125 ja suvinisudes on siis normik 150 kilo. Kui nüüd need kõik tööd on tehtud, korralik baasväetamine, täiendväetamine, leheväetised, kas siis võib olla enam-vähem kindel, et see 7-tonnine, 8-tonnine saak siit põllult ka tuleb? Jah, antud põldu vaadates jääb üle ainult hinge kinni pidada ja kui oled korralikult väetamised teinud ja taimekaitse, et lõpp jääb ikkagi taevataadi teha. Kui kõik väetamised on tehtud õigeaegselt ja kasutatud Jara suviviljade väetusprogrammi, siis võib kindel olla, et sügiseks on oodata korralikku saaki salve.